Nii, tere jälle. Tere jälle, kolmas osa. Jah, täna on 1. märts, aasta on 14, sest arvamine käib nüüd Bitcoini sünnist. Ja praegu on plokk 778-815. Jep, et siin nüüd taustal näete, kuidas Bitcoini tehingud järjest taevast kukuvad ja uusi blokke pannakse kokku, et Bitcoin never stops, nagu öeldakse. Jah, TikTok, next blokk. Jah, täpselt. Aga alustame siis pihta, Silveril on jälle märkmed, millest on hea rääkida. veits tegin natuke kodutööd, mõtlesin, et tegin tegelikult sinna Facebooki grupp Bitcoin Estoniasse, tegin postituse, mingi meem oli selle kohta, et kuidas Bitcoini kasutatakse või noh, nii-öelda, et kuigi noh, enamuste jaoks võib tunduda see kõrvaltvaatajatele, et see on nagu spekulatsioon, siis nagu tegelikult on ka ikkagi leiab see päris palju kasutust, reaalset kasutust siis. Et jah, ma tahtsingi sellepärast ka juba sellest teemast natuke rääkida, et just hiljuti, ma ei tea, kas me eelmises podcastis mainisin seda, mul on siuke tunne nagu mainisin, aga võib-olla ma mõtlesin oma peas seda, aga üks tuttav Bitcoiner ka postitas Facebookis hiljuti just selle, et kui palju Bitcoinis arveldusi siis tehti eelmine aasta. Et see oli, ma ei mäleta, mingi 30 triljonit äkki käis sealt läbi raha. Ja siis oli ka siis mingisugune no-coiner, siis keegi kõrvaline isik nii-öelda, kes ei ole asjas sees, siis kirjutas seal, et umbes, et see on see palju inimesed raha kaotasid midagi sellist nagu. Et kuigi see oli tegelikult reaalne see, et palju tehinguid ikkagi või palju neid tehinguid Bitcoini võrgus liikus reaalselt läbi aasta jooksul. Et need samad tehingud, mis siin taga plokkidena taevast kukuvad, et iga tehing sisaldab mingit rahalist tehingut, keegi saadab kellegile Bitcoine ja kasutus on kogu aeg olemas. Aga jaa, ma ei tea, mõtlen millest alustada, et võime alustada ka algusest, et kus üldse Bitcoini põhimõtteliselt esmalt kasutama hakati, tead sa? Pitsade ostmiseks. Okei, see oli see kõige esimene tehing. Aga ütleme selline, kus teda nii-öelda rohkemate kasutajatega kasutama hakati, see oli siis Silk Road. See ühesõnaga tumeveebi marketplace, kus müüdi drooge ja kõike muud selle eest, et oli niisugune illegaalsete tehingute tegemiseks nii-öelda oli see oli see turutest Bitcoinile, et seal kusjuures paljud võib-olla ütlevadki, et mingi illegaalne värk, aga see oli tegelikult hea turutest selles mõttes, et siis nagu nähti ära, et reaalselt see asi toimib. Et seda saab reaalselt kasutada maksevahendina, et olgugi, et selle eest seda kasutati narkootikumide, võltsitud dokumentide, mille iganes ees maksmiseks, aga nagu oli näha, et see reaalselt toimib maksevahendina. Et see oli nagu selline esimene suurem turutest. Et paneme täna ka show notesides hästi palju linke teile nendest teemadest, millest räägime, et seda sama Silk Roadi kohta näiteks on hea artikkel, mille lingi paneme, et kus on siis räägitud sellest ajaloost natuke, kuidas see kasutus oli ja tegelikult see, kui USA valitsus selle Silk Roadi kinni pani, siis nad ka konfiskeerisid päris suure hunniku Bitcoini sealt ju. Ligi 30 000 Bitcoini said nad kätte selle portaali lokaalsest walletist siis nii-öelda. See oli see aasta 2013. Jään võlgu sulle aasta arva, aga võis umbes see aasta küll olla. Minu arust oli kuskil seal. Ja huvitav tõsiasi on veel see, et Bitcoinid pandi oksjonile ja Tim Draper ostis need ära. See on mingi venture capitalist, riskikapitalist, kes oksjonilt need 19 miljoniga ostis. Ja tänaseks on nende väärtus seal, ma ei tea, päris mitusada miljonit. Et ta tegi päris hea tehing. Päris hea investeering. Ja tahtsin veel kusjuures Tim Draperi kohta mainida sellise fun facti, mille hiljuti just kuulsin, oli see, et ta oli Eestis teine e-resident, Eestis oli Tim Draper. See sama vend, kes oksjonilt need Bitcoinid ostis. Ta tahtis olla esimene, aga New York Post või mingi selline väljaanne jõudis temast ette, et nad tahtsid ise teha sellest loo Eesti e-residentsusest ja siis nad maksid, ma ei tea, kas nad reaalselt ei saanud ju maksta kellegile, aga nad igal juhul moosisid ära, et nemad saaksid olla need kõige esimene kasutaja e-residentsusel. Okei, huvitav, seda ma ei teadnud. Et siuke fun fact tänasesse episoodi.
aga jaa, põhimõtteliselt Silk Roadis siis nähti ära, et Bitcoin töötab. Ja sealt edasi üks järgmisi vist oli Wikileaks, kes hakkas annetusi vastu võtma Bitcoinis. Sest et noh, PayPalid ja kõik traditsioonilised pangandussidemed ühesõnaga katkestati Wikileaksi organisatsiooniga ja neil ei olnud võimalik enam annetusi kuidagi vastu võtta. Et siis nad hakkasid kasutama Bitcoini selle jaoks. Sellega on ka muidugi huvitav lugu. Alguses nad tegelikult oli Wikileaks oli kõige esimene, kes tahtis hakata üldse Bitcoini kasutama. Ma ei tea, kas nad integreerisid isegi selle oma lehel juba või veel mitte või neil oli plaanis, aga igal juhul Satoshi isiklikult ütles neile, et võib-olla ei peaks praegu, sellepärast et siis oli veel Bitcoin ikkagi väga noor, et siis ta ei olnud veel korralikult üleüldse tööle hakanud, õiget turutesti midagi ei olnud toimunud ja Satoshi vist kartis ka, et et kuna ta on nii väike veel, et siis teda on lihtne tappa seda Bitcoini ja Wikileaks oleks väga palju sellist negatiivset tähelepanu tõmmanud sellele, et siis siis ta põhimõtteliselt jah, Wikileaksi organisatsioonile ütles, et äkki ootate natukene ja ei võetud kasutusele seda. Aga oled sa teinud mõne annetuse Bitcoinis kuskil? Ei ole. Ma olen üldse Bitcoini, ma ei tea, kas ma olen reaalselt maksud temaga kuskil, vist ei ole. Hodl strong. Jah, pigem on see mentaliteet. Muidugi ma ei oska väga kasutada neid Satoshi walleteid ja neid Lightning walleteid, ma ilmselt sellega saaks juba tegelikult kuskil maksta. Jah. Saab küll. No isegi on-chain saab tegelikult mõnel pool maksta ja annetusi ka teha, aga mõtlen, ma ise ka selle kasutuse poole pealt olen pigem ainult kasutanud neid teenuseid, kus ma saan Lightningut kasutada, et need ülekandetasud oleksid madalad, eriti praegu, kui blokid on täis ja ülekandetasud on kõrgeks aetud. See on natuke paradoksaalne olukord, et ühelt poolt sa saad Bitcoiniga maksta, et seda selle kasutamist kaasajad selle kasutamisele, teiselt poolt mõtled, et okei, et ma pigem annan oma eurod ära kui Bitcoini. jah, seda küll, seda muidugi. Et mina isiklikult olen, ütleme niimoodi, et mingid väga väikseid Lightning invoice, mingid paari tuhande Satoshiseid ja selliseid ma olen mingisuguste teenuste eest maksnud, nagu ma ei tea, Nostris enda see kasutaja verifitseerimine või mingid sellised asjad, aga üldiselt ma ka väga ei taha seda kulutada, sest ma mõtlen ka pigem tulevikule aga kus ma olen kasutanud on just annetused, et ma annetasin näiteks kui Türgis nüüd see maavärin oli, et siis läbi Kaiser.fund, paneme selle lingi ka, et see on niisugune natuke hooandjalaadne projekt, kus saab siis ühisrahastust või rahastust kaasata ja seal oli olemas variant, et annetada Türgile maavärina kahjude nii-öelda kõrvaldamiseks. Ja siis läbi selle ma annetasin, sest et see oli minu jaoks kõige lihtsam viis sinna raha annetada hetkel. Ja võib-olla ma ei tea, võib-olla oleks mingisuguse panga ülekandega ka saanud kuskil organisatsioonile seda teha, aga ma ei tea, viimasel ajal mul ma ei tea, Bitcoin on nii mugavaks minu jaoks muutunud, ma olen enda jaoks selle nii kasutamise nii selgeks teinud, et minu jaoks on reaalselt mugavam Bitcoiniga maksta, kui mingi panga ülekandeid hakata tegema ja otsida mingeid rekvisiite, panka sisse logida, mida iganes. Et sellepärast et siuke annetuste jaoks ma olen kasutanud. Teine, kus ma annetasin, oli näiteks, ma arvan, et sinna mul ei oleks kuidagi olnud isegi panga ülekannet võimalik teha, oli Brasiiliasse Praia Bitcoin, selline rohujuure tasandi liikumine, ehitavad Bitcoini community't seal ülesse. Et nendele ma annetasin ka pargentaala lihtsalt üle Lightningu sain seda teha ja liiga lihtne. Okei, cool. Et jah, et siuksed annetamise variandid on väga, minu arust Bitcoin teeb väga-väga lihtsaks selle, väga mugavaks. Ja ma ei tea, sealt edasi võib juba rääkida ka, kuidas Kanadas protestijatele annetati ka ju. Jaa, annetati. Annetasid? Ei, mina annetasin. Hoian kõik ennale. Ei muidugi praegu ega jah, isegi väga lihtsalt ühestki Satoshist lahti ei taha lasta, aga samas ma tunnen et samas on vaja ka kasutada, et see asi leviks rohkem. Jah, see on kahepoolne asi. Et jah, et
mõtlesimegi jah tänast episoodi sellepärast natuke rääkida, et nagu paljud arvavad, et mingit reaalset kasutust ei toimu seal võrgus, vaata, et ainult mingi spekulatsioon ja selline asi, et tegelikult on päris palju jah, inimesed kasutavad, et seesama Kanada protestid, et GoFundMe lehekülg pandi või noh, ühesõnaga lukustas varad ära, mis annetati nendele rekkavendadele seal Kanadas, kui nad protesteerisid ja siis pandi kiiresti üles Bitcoini annetusvariant ja ma mäletan, 21 Bitcoini vist annetati sinna kokku. Tollel hetkel see oli kuskil $1 miljon väärt. Et aga noh, seal oli ka muidugi omad probleemid jällegi, et natuke kehvasti oli see annetamise pool üles ehitatud, et kõik annetused läksid ühele Bitcoini aadressile ja siis oli väga lihtne võimudel jälgida, et kes sinna annetusi tegid, et kus aadressidelt sinna aadressile annetusi tuli, et kui nad oleks kasutanud seda mudelit, kus iga ülekande jaoks genereeritakse uus aadress, siis oleks nagu väga raske track ida seda, et millised ülekanded siis lähevad annetamiseks nendele protestijatele ja millised on tavalised ülekanded Bitcoini võrgus. Et selle vea tegi Kanadast üks tüüp BTC Sessions, ma ei tea, kas sa teda jälgid? See nimi on tuttav. Võibolla Twitteris isegi follow teda. Teeb päris palju igast videotutoriale erinevate kasutusviiside kohta ja walletite ja äppide ja kõige kohta, mis uus tuleb, ta teeb alati mingid videod, juhendid, kuidas kasutada, et siis tema oli üks eestvedajatest, kes organiseeris seda Bitcoinide annetamisvarianti nendele trackeritele, siis rekkameestele. Ja siis ta ühes kuskil podcastis ta rääkis päris pikalt sellest tead, mis vead ta sellega tegi ja seal läks päris tuliseks tegelikult see asi neil vahepeal juba, et head ennast kinni ei pandud. No mis on jällegi minu arust nagu ajuvaba, et sa elad vabas riigis ja sa ei tohi inimesed ei tohi protestida ja siis samas ei tohi sa ka nendel protestijatele annetada, et nagu no siis tekibki suht palju küsimusi, et kui vabas riigis meie või nemad siis ikkagi elavad. Et Kanadat on ju ikkagi ajaloos peetud üheks vabamaks riigiks üldse on ju, aga tuleb välja, et mitte nii vaba. Väga ei ole vist. Et jah, tundub jah, et see peaminister Trudeau on niisugune natuke ka globalistidega vist ühes meestis. Tundub jah, ta lihtsalt teeb seda, mida öeldakse. Jah. Et jaa, nagu jällegi üks kasutusviis, kuidas Bitcoini kasutati reaalselt, et nendele annetada. Et annetused on väga suur teema selles suhtes Bitcoini suhtes ja Bitcoinerid üldiselt nagu, kes on juba ikkagi paar tsüklit olnud Bitcoinis sees ja kes on nagu stackinud omale kõva hunniku Bitcoini kokku, nad on nõus seda ka jagama nendega, kes seda tegelikult vajavad, et nagu et minu arust see tees ka, et nagu paljud ütlevad, et kõik koguvad ainult Bitcoini kokku ja siis reaalselt seda keegi ei saagi kasutada ja umbes, et et kui maailm peakski Bitcoini üle minema, et siis umbes jäävad kõik teed ehitamata ja kõik asjad tegemata, sellepärast et kõik hoiavad Bitcoini, et selle väärtus tõuseks, aga isegi juba praegu on nagu näha, et inimesed on nõus ikkagi osa oma stackist ära teistele inimestele, teise inimese heaks nagu annetama. Süda on suht paljudel Bitcoineritel suht õige koha peal, mulle tundub. Et selle koha pealt nagu jah, jällegi väga palju sukest valeinformatsiooni liigub. Ei imesta. Aga jaa, ma ei tea, lähme Kanadast edasi kuskile, lähme Aafrikasse. Tead, mis Aafrikas toimub? See Kesk-Aafrika Vabariik mingil moel juba aktsepteerib Bitcoini vist. Aga sellest mõttes rääksime eelmine kord ka. Ja, et see oli põhimõtteliselt teine riik, kes siis võttis ametlikuks maksevahendiks selle, aga ma ei ole ausalt öeldes sealt ei ole nagu absoluutselt infot minu jaoks väga palju tulnud, et mis seal päriselt aga toimub siis, kas seal... Ma ei ole ka kuulnud. Kas keegi on selle kasutusse võtnud või milline on üldse see riigipoolne lähenemine asjale, et kas nad ehitavadki nagu toetavad infrastruktuuri ehitamist, et seda saaks kasutada või... Seal on minu arust see, et seal seda tavapangandusinfrastruktuuri ei ole üldse nagu väga paljudes kohtades, aga samas telefon, mobiil on ikkagi järjest rohkematel inimestel, seega Bitcoini makseid nad paljud on selleks olukorras, nad saavad Bitcoiniga maksta, aga nad ei saa tavapangandust kasutada. Ja see võib olla küll, seal Aafrikas on päris keeruline pankadega üldse, et nagu mul endal on siia kirja pandud Nigeeriat, ma ei tea, Nigeeriast vist mõne sõnaga oleme ka rääkinud,
et noh, seal on ka see, et seal on ikkagi pangast, praegu on üldse seal mingi korralik kama ja, et oma raha ei saa pangast kätte või mingi kindla summa saad iga kuu ainult välja võtta ja. See on see Fiat Endgame. Põhimõtteliselt küll jah. Ja nad hiljuti just ju kuulutasid mingid rahatähed kehtetuks seal riigis, et mingid suured rahatähed ja. Tavaline, ei ole midagi uut. et suht rets ja, aga noh, kuulasingi selle Peter Cromacki podcasti selle kohta, seal oli üks naisterahvas Nigeeriast, kes rääkis sellest ja mis seis seal on, aga noh, tema rääkis muidugi seda, et Nigeerias nagu kohalikud ega nad Bitcoini maksevahendina väga ei taha keegi kasutada, et pigem on ta seal nagu spekuleerimiseks rohkem, et need, kes natuke rohkem tehnoloogiaga tuttavad on, et nemad siis pigem kasutavad seda spekuleerimiseks. No miks nad ei tahaks kasutada? Sest et seal on see, et kohalikud on väga sularaha inimesed. Nad on harjunud, et neil on see käega katsutav paber, neil on mingi asi käes ja nad ainult selles nagu arveldavad, et isegi mingisugused pangaülekanded või sellised asjad ei ole väga levinud seal, et nagu kõik jääb sularaha eest, aga noh, sealt tuli jällegi välja see, et üks kasutusviis neil siiski on, et näiteks paljud ärimehed, kes seal näiteks, ma ei tea, müüvad elektroonikat, mingeid arvuteid, mobiile ja kes neid hangivad Hiinast, et siis Hiina tarnijatele nad maksavad Bitcoinidest väga paljud. Et see on nagu üks asi küll nagu reaalne kasutus, mis seal toimub, et noh, ongi, et neil, kuna see tavapangandus on nagu on, et sellele ligipääsu ei ole ja ma ei tea, kuidas sa Nigeerias saadad raha Hiina üldse, et siis ilmselgelt on kõvasti lihtsam variant Bitcoinides seda teha. Aga no muidugi seal on jällegi see probleem neil, et Bitcoin maksab pea kahekordset hinda võrreldes meiega nende jaoks. Ülekande tasu? Ei, ma mõtlen Bitcoini enda hind. Enda valuutas. Jah, see kurss on seal lihtsalt, kuna see kurss on ka dollariga seotud ja dollarid on samamoodi neil ju, noh, ametlik kurss on pea poole väiksem, mis on tegelikult see reaalne kurss, mis nad mustalt turult saavad, mis on ainuke ligipääs neil dollarile. Siis on ka Bitcoiniga sama asi juhtunud, et nagu see kaupleb ikkagi jah, kõvasti kõrgema väärtusega seal, kõvasti kõrgema hinnaga. Et jah, kui sul on hea äriidee, kuidas sa saaksid Nigeeriasse Bitcoini müüa ja siis selle kohaliku raha kuidagi euroks teha ilma suuremate kadudeta, siis on ärivõimalus. Nigeeriasse paneme ärid pisti. Jah, et aga jaa, selles mõttes ikkagi kasutust leiab Bitcoini isegi Nigeerias, kus inimesed ainult sularaha peal on. Nagu just see jah, importimisel, eksportimisel on temast kasu. Aga et panen, ma arvan, selle lingi ka sellest podcastist, kus Nigeeria naisterahvas räägib sellest Bitcoinist Nigeerias, et siis saab nagu parema pildiga kuulaja silme, et ma ei hakka siin tervet seda podcasti lahkama meie podcastis, et meil teemasid on päris palju siin neid kasutusvariante, kuidas Bitcoini kasutatakse. Ja mis siin veel on? Aafrika juures juba oleme, tegelikult ma veel siin kuskil oli kirjas. Jep on veel näiteks Keenias ja paljudes Aafrika riikides on veel selline asi, et näiteks seal saad sa maksta Bitcoiniga, teha ülekannet oma tavalise nuppudega mobiiltelefoniga. Ma olen kuulnud ka vist sellest. Jah, et seda ma vist äkki mainisin ka kunagi, aga seal on just see, et seal mingi vend pani siukse teenuse püsti, kus sa saad nagu üle Lightningu teha ülekandeid, Lightningu rahakoti saad omale tavalisse nuppudega telefoni, lihtsalt see, no nagu, ma ei tea, kuidas ma seda ütlen, muidu on telefonidel on ja need USSD koodid, mis sa trükid seal mingi trellid, mingi koodi trükid sisse ja siis sa saad midagi, siis avaneb mingi menüü, mingi asi, et siis läbi selle neil on kuidagi ehitatud see süsteem, et jah, et seal on ja isegi väike juhend on neil selle jaoks Bitcoini jaoks olemas seal, et sa paned selle mingi koodi sisse, siis tuleb sul valikud, kas juhend, rahakott, kas tahad ülekannet teha, mis iganes nagu, et sa saad aga huvitav. Nuppudega telefoniga, et sul ei ole isegi nutitelefoni reaalselt vaja Bitcoini kasutada, mis on nagu päris äge minu arvates. Et Machankura on selle teenuse nimi seal ja see tähendab Lõuna-Aafrika Vabariigi slängsõna on see, kus sulle raha kohta on Machankura, mis siis on selle teenuse nimi, mida nad seal kasutavad. Et jah, päris huvitav, et saab ka nii.
aga no aafriklased on üldse, nad on siuksed päris leidlikud just nende tehnoloogia ja asjade koha pealt, et kui neil nagu reaalselt seda tehnoloogiat seal ei ole, mida meie kasutame, siis nad leiavad mingi muu viisi, kuidas seda kasutada, aga nad... Neil see majanduslik olukord, see sünnib kasutust rohkem olema innovatiivne. Ja, et parajad leidurid on kõik koos seal selles suhtes küll, jah. Ja noh, Aafrika juurest veel ei tahaks ära minna, et seal on kaevandamisest võib-olla mainiks ka paari sõnaga, et kuidas veel Bitcoini kasutatakse seal, et on ju noh, paljud inimesed näiteks või noh, paljud külad on tänu Bitcoinile saanud endale elektri. Et reaalselt on keegi pannud sinna Bitcoini kaevanduse püsti, selle jaoks on ta pannud elektrigeneraatori püsti ja siis ühesõnaga kohalikule külale jagub sealt elektrit, pluss siis Bitcoini kaevandamine teeb selle elektri hinna odavamaks nende jaoks ja siis see, kes selle elektrigeneraatori sinna paigaldab, et siis ta teenib ka mingit kasumit selle pealt niimoodi, et saab Bitcoinides ja noh, kui tarbimist ei ole öösel, mis iganes ajal, et siis täie hooga huugavad kaevurid ja teenib selle pealt ja Kas need generaatorid on siis mitte diiselgeneraatorid? Seal on igat moodi, ma olen isegi videot näinud, kus mingi vend teeb, noh tal ei ole päris tervele külale seal ei tooda, aga tal on mingi oma väike putka püsti pandud, kus tal oli toiduõli näiteks, kasutatud toiduõli filtreerib läbi, nagu siin meil mõned vennad vaata sõitsid ka mingite Volkswagen Golfide diislitega, sõitsid niimoodi, et sõitsid toiduõli pealt, et siis seal on diiselgeneraator, millesse kallab toiduõli, kasutatud toiduõli sisse ja teeb sellest Bitcoini omale. Okay. Aga muidu seal on päikeseenergia pluss hüdroenergia, seal on päris paljusid lahendusi, et seal on veel hästi populaarsed on need minigrid lahendused, kus ongi see, et ei ole nagu ühtne see elektrivõrk, vaid ongi väike minigrid, mis ongi siis mõeldud, et on ühe küla jaoks ainult näiteks või ühe väikse linnakese jaoks, et ta toidab seda ja siis ongi seal Gridless vist äkki oli selle ettevõtte nimi, kes tegutseb seal just sellega, et ongi ta aitab neid minigrid lahendusi püsti panna ja siis vastutasuks ta saab panna oma Bitcoini kaevanduse sinna veel juurde, et siis ongi, et küla või see linnakene saab oma elektri ja samal ajal, kui seda elektrit nii palju ei tarbita, et siis Gridless teenib sealt Bitcoine ja et siuksed päris huvitavad lahendused, jah. Et see kaevandamine on jah täiesti omaette teema, kuidas Bitcoini saab nagu kasulikult ära kasutada just selle elektrivõrgu mõistes. Bitcoin põhimõtteliselt, jah, see, mis sa juba rääkisid, Bitcoin aina vähem tarbib seda energiat, mida me juba oleme tootnud või mida me juba toodame inimkonna jaoks, vaid Bitcoin võimaldab seda teha, et kuna Bitcoini kaevandamiseks ei ole vaja otseselt seda elektrivõrku traate vedada. Mõnes kohas, näiteks Kanadas, Põhja-Kanadas, sul on mingisugune 500 kilomeetrit on mingisugusest asutusest, mingisugune, ma ei tea, veejoani või mingisugune, ja kuna veejoga on nii palju energiat. Aga kui nagu seda üritada sinna seda elektrigriidi viia, siis see on suhteliselt kulukas, aga kuna Bitcoin ei vaja elektrigriidi otseselt või neid traate, vaid tal piisab lihtsalt internetiühendusest, siis ongi Bitcoini kaevandust võimalik panna asutustest nagu väga kaugele püsti. Ja ilmselt seesama asi toimub seal ka ilmselt. Jah, seda küll. Seda toimub seal kindlasti ja just praegu klikis ka peas, et nagu huvitav, et kui mõeldav selline asi ole, et sa läheks kuskile, ma ei tea, Sahara kõrbesse kuhugi, kus väga põhimõtteliselt iga päev päike paistab, et paned sinna mingid paneelid püsti ja viskad Starlinki satelliidi sinna järgi ja oma kaevanduse ja... See Saifi Tiina rääkinud nendest taastuvenergia allikatest Bitcoini kaevandamise kasutuseks. Minu arust tema arvamus on lihtsalt see, et päikse- ja tuuleenergiat ei ole mõtet kasutada, aga hüdroenergiat on mõtet kasutada. Ja muidugi jah, see päikesepaneelide tootmine ja transport ja kõik see tegelikult, et kui palju see taastuvenergia tegelikult on, et või kui roheline see asi tegelikult on. Nojah, pigem ikka ei ole vist. Et muidugi jah, oleneb nagu kui ainult kasumi peale mõelda, siis see võib ära tasuda, aga kas see nagu keskkonnale, kui kasulik see on, et seda pigem mitte on ju. Aga jah. Aga ja muidu selles suhtes ikkagi ju jah, päris nagu hea lahendus on see kaevandus just ongi, et sa ehitad selle elektrigeneraatori või elektrijaama siis nii-öelda nii võimsaks, näiteks 10 korda võimsamaks, kui sul reaalselt tegelikult tollel hetkel majanduses või inimestel vaja on.
et sa ehitad juba tulevikku vaadates, sa ehitad 10 korda võimsama, aga kuna sul hetkel seda elektrit kuskile panna ei ole, siis sa paned selle Bitcoini kaevandamisse ja see maksab sul selle elektrijaama ehitust tagasi ja siis hiljem, kui inimesed hakkavad aina rohkem ju energiat tarbima ja elektri tarbimine kasvab, siis selle arvelt saad seda kaevandamist vähendada ja rohkem inimestele müüa seda elektrit nagu. Ja vähemalt siis sul on nagu see võimsus juba olemas, et ei teki seda momenti, et oih, meil nüüd ei olegi elektrit, nagu siin mingi elektrikriis oli Euroopas on ju, et nagu et veits jabur nagu, et siis päris see nagu annab minu arust, aitab ka päris hästi nagu, annab nagu selle motiivi nagu ehitada kohe juba võimsamaid generaatoreid ja asju valmis, on ju. Ma arvan, siit tekib isegi natuke see asi, et tänu Bitcoinil on võimalik nüüd energiat saata läbi interneti. Ja, põhimõtteliselt küll jah, et sa toodad seal kuskil täiesti asustusest eemal mingisuguse joa all toodad omale hüdroenergiast Bitcoini saadad teise kohta, kus sa selle Bitcoini eest ehitad näiteks elektrijaama, et inimesed saaksid, et kohalikud inimesed saaksid elektrit, ka see on variant. Ja seal mujal nii-öelda, kus inimesed juba elavad, seal ei ole vaja kulutada seda olemasolevat elektrienergiat Bitcoini kaevandamiseks, vaid seda saab kasutada muuks. Ehk siis no Bitcoin viib selle energia tootmise järjest rohkem nagu inimestest ja asustusest eemale, kus varem on võimalik või on kasumlik elektrit toota, siis nüüd on see võimalik. Jah, et põhimõtteliselt võiks Eestisse ka tuumajaama panna. Seda lubatakse, see on seda vist ei lubata, jaa, see on päris radikaalne ja kuigi see tuumaenergia on ka jälle selline teema, mille kohta väga palju valeinformatsiooni liigub ja väga tugevat lobitööd on tehtud, et tänapäevane tegelikult see tehnoloogia on nii kaugele arenenud või nagu ja regulatsioonid ja see asi on tegelikult juba nii rangeks läinud, et see risk on ikkagi väga minimaalne, mis seal on, et kujutan ette, et meil siin Estonia kaevanduses või kuskil Narva lähedal hukkub ka aastas rohkem inimesi, kui siin võib-olla 1000 aasta jooksul ühe tuumajaamaga hukkuks inimesi Eestis, on ju. Et see on jah. Liiglusõnnetustes hukkub iga aasta tunduvalt rohkem inimesi kui mis iganes tuumaõnnetuse tagajärjel. Ei, seda küll. No, tuumaõnnetustes ei olegi ju eriti tegelikult inimesi hukkunud, et Fukushimas vist ei hukkunud ühtegi inimest ja Tšernobõlis oli seal mingi, ma ei tea, kas 30-40 inimest äkki. See alla 100 vist oli jah. No üks need haiglased, mis hiljem tulid, need muidugi, see on halb, aga arvestades ikkagi, kui palju nagu, kui suur on see energiatihendus ikkagi tuumaenergial, et kui vähe sellest on, kui palju võimalik saada, siis jah, no ikkagi jääb see küsimus, kas ta on ikkagi nagu ohtlikum kõigest sellest praegu nendest energiaallikatest, mida me nagu kaevandame ja toodame. Jah. Tuli korraks üks mõte, mis läks kohe ära seoses selle tuumaenergiaga, aga võib-olla tuumaenergiast räägime pikemalt mõnes muus osas. Tegelikult ma võin isegi tuumaenergia kohta ühe lingi visata siia show notesidesse, kus üks tüüp, kes töötas mingi tuumaallvelaeva peal päris, ma ei tea, 10-15 aastat ja hiljem töötas veel USA's erinevate tuumajaamade mingisuguse ametnikuna seal ja ta rääkis päris põhjalikult sellest teemast, et kui vähe ohtlik tegelikult see asi on, et see on nagu nii ülepaisutatud teema lihtsalt. Ja siukest infot on ikka suht palju, ma olen ise ka kuulanud podcast'e ja inimesed, kes ikkagi töötavad seal, kes on spetsialistid, ikka räägivad, et see ei ole tegelikult nii hull, kui on ikkagi pandud enamus inimesi arvama sellest. Jep. Aga okei, Bitcoin on energia ja sellepärast võib-olla siin tuleb ka see energiateema tihti üles ja tuumajaamad on ju, aga räägime veel kasutusest. Nii, okei, kaevandamisest sai natuke räägitud. Aafrikas sai päris palju räägitud meil on ju. Nii, aga üks koht veel näiteks, mis on praegu ka aktuaalne teema, on ju Ukraina sõda. Paljud sõjapõgenikud näiteks, siis kui see sõda seal pihta hakkas, siis nad ju esimestel tundidel väga palju inimesi üritas kiirelt oma raha pangaautomaatidest kätte saada, pangast raha kätte saada ja riigist minekut teha, sest et hiljem võib-olla ei ole enam võimalik. Ja siis mõned inimesed kasutasidki seda võimalust, et nad hoopis vahetasid oma kohaliku raha kuskil börsil Bitcoiniks ja siis põgenesid oma Bitcoiniga üle piiri, et lihtsalt mälupulgal olid tema mingid
private key olemas ja läksid sellega üle piiri. Et päris, selle kohta on mitmeid artikleid, me paneme ka show notes idesse. Kus üks tüüp oli ka näiteks, põhimõtteliselt oligi sõda algas, ta tahtis minna pangaautomaati raha välja võtma, aga pangaautomaadid esiteks olid nii jõhkrad järjekorrad ja pangad hakkasid piirama neid summasid, palju sa saad välja võtta, et muidu tead ise, et pangas ei ole seda raha, mis nad lubavad, et seal on ju. Et siis ta nagu ka mõtles kiiresti ümber, et vahetas selle Bitcoini ja põgenes Ukrainast ära üle piiri Poola ja põhimõtteliselt 2 tundi hiljem läksid piirid kinni, et nagu selles mõttes nagu Bitcoin päästis tema elu võib-olla isegi, et ta sai riigist minema õigel ajal, et ma ei tea, kindlasti on meil siin kuulajate seas ka mingid sõjapooldajad või mitte sõjapooldajad, aga neid, kes mõtlevad, et nagu, et kui ikkagi su riigis sõda toimub, et siis sa peaksid patriootlikult seal võitlema, aga samas kui sa näed, et see riik sinu huve ei kaitse, siis sul ei ole motivatsiooni ka selle riigi eest seal surma minna, et siis sa ilmselgelt tahad sealt ära põgeneda ja palju neid põgenikke tuleb sealt ikka 10-tes, 100-des, 1000-tes igale poole, et iga sõjaga kaasnevad põgenikud ja tõesti see on nagu kõige lihtsam viis, kuidas sa saada oma varaga sealt riigist minema niimoodi, et sa ei pea kandma mingi tonnide viisi kulda või midagi kaasas, on ju, et kus sul seda kulda võttagi enam on, kui seal sõda juba käima läheb jah, no enamus inimesi ei ole seda niikuinii. Jah. Et siis on nagu, et see on kindlasti selline kasutusviis, mida väga palju kasutatakse piirkondades, kus ikkagi sõjad on ja kus inimestel on vaja riigist lahkuda. Ja teine ka selline piirkond on Afganistan näiteks, kust ka paljud põgenikud on ikkagi vahetanudki oma kohalikud rahad seal, oleneb mis iganes kursiga nad saavad mingi summa ikkagi Bitcoini vahetatud ja sellega lihtsamini riigist minema. Teine asi Afganistanis veel on, seal on naiste õigusi peaaegu ei olegi. Et väga selline, nüüd eriti kui see Taliban on ja seal võimul on, et siis naised on ikkagi nii represseeritud seal, et siis isegi varem oli see seis päris hull, et isegi kui naised tööl käisid, õnnestus mingi töökoht saada ja tööl käisid ja nad selle eest palka said, siis põhimõtteliselt kodus mees võttis selle raha tal kohe käest ära. Või ta isegi jõudnud selle rahaga koju, et see vahepeal juba teda rööviti või mida iganes, et see ühesõnaga naistel põhimõtteliselt ei olnud võimalust oma raha kuskile hoida, et peitsid on kuskile madratsi sisse seda võib-olla, aga tihti leitis ikkagi ülesse ja olid jällegi tühjad pihud. Et siis seal oli ka üks naisterahvas hakkas ka oma töötajatele, kes ise pakkus seal tööd, ta oli mingisugune arvuti erialal tegutses, kas programmeerija äkki midagi. Ja hakkas ka võtma naisi tööle ja siis maksiski neile Bitcoinid, sellepärast, et keegi ei saa seda konfiskeerida nendelt naistelt. Ja siis need naised, kes tahtsid riigist põgeneda, siis neil oli ka lihtsam selle arvelt seda teha, et neil oli vähemalt mingisugune varaselt kaasa võtta, millega hiljem kuskil mujal oma elu siis üles ehitada. Et see on nagu järjekordne sükene väga, väga tugev use case Bitcoinile minu arust nagu väga tugev kasutusviis. Et jah, et need on nagu mõned sellised kasutusviisid. Ma ei tea, kas mul on siin veel midagi. Üks teema on veel. Et kui minna nüüd natukene tõsisemate teemade juures natukene selliste tänapäeva meemimaailmasse sinna, siis nagu üks viis on ka internetis näiteks tipi andmine Bitcoinis. Et on näiteks siukene bot on olemas tehtud nagu, kuidas selle nimi oligi? See oli Lightning Tipping bot äkki. Viskame selle lingi ka kuskile. Saad isegi Telegrami sinna Messengerile lisada endale selle boti ja siis saad seal näiteks oma grupis inimestega omavahel saata satoshisid. Siis on seda boti on integreeritud niimoodi, et saad seda kasutada mingi extensionina oma brauseris, et sa saad näiteks Redditis jätta inimestele Bitcoinis tippi või kus iganes sotsiaalmeedia leheküljel. Et keegi kirjutab mingi ägeda kommentaari või mingi head postituse, kus sa saad head infot, siis sa saad nagu tippi jätta Bitcoinis ja see on ka, ongi täpselt nagu seal Nostris, see on lihtsalt üle Lightningu, see on lihtsalt nii lihtne, et paar hiireklõpsu sul on
läks juba inimese enda walletisse, et noh. Vaata, Elon Musk vist tegi Twitterisse ka nüüd oma mingi coin'i. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud? Ei, ma ei ole kuulnud. Et noh, ta on muidugi selline, kasutab seda mudelit nagu näiteks vist Twitch'is on ja mingitel lehekülgedel veel, et noh, ta on mingi sisemine valuuta siis nii-öelda, mida ta nii-öelda, et sa saad seal mingi $2 eest osta seal paarsada mingit coin'i omale ja siis sa saad neid nii-öelda tippida teistele inimestele. Et ma ei tea, kellele see praegu mingid inimesed põhimõtteliselt siis Twitteri sisene nagu valuuta jah, et siis sa saad hiljem seda sealt siis omakorda need coin'id vahetada dollariks ja enda pangakontole välja kanda, mingi sellise rahaprinteri tegi omale siis. Et see vist väga laiale avalikkusele veel ei ole kättesaadav, et ma ei tea, kas see on ainult siis nendele tasulistele kasutajatele või see on alles Ameerikas mingitele kindlatele inimestele kättesaadav, et see veel mina ei ole isiklikult seda funktsiooni veel näinud, aga selle kohta juba jah, pildid ringlesid internetis, et siukene funktsioon on kohe tulemas või juba mingitele inimestele olemas selle. Et jah, aga noh, ma ei tea, et see ongi see, et nüüd ma ei tea, ma arvan, Meta varsti teeb sama Facebookiga, et see ongi nagu naljakas. Facebookil pidi tulema oma coin oli mingi mitu aastat tagasi. Mingi Libra oli see ja siis see vist nimetati Diemiks ja lõpuks see projekt suri välja üldse. Et ma ei teagi täpselt, miks ta välja suri või mis sellega juhtus, aga polnud kasutajaid. No ta tegelikult veel ei jõudnudki kasutajateni ja ta suri ennem välja. Mis telekil on? Et ma ei tea, mis sellega täpsemalt juhtus. Zuckerberg vaatas, et tule vist ei ole šanssi Bitcoini vastu. Jah, et ma arvan, et Elon Musk ka, et tegelikult oleks ju noh, kas või oma Dogecoin oleks tal võimalik sinna olnud panna, aga ta pigem läks seda teed, et ta kontrollib ise 100% seda emiteerimist sellel coinil ja no, see on talle lihtsalt majanduslikult kindlasti kasumlikum, et ma arvan, seda teed lähevad ka paljud teised sotsiaalvõrgustikud ja nii edasi, sellepärast et noh, need ikkagi suurkorporatsioonid, kes hoiavad ainult seda kasumit taga iga hinna eest, siis noh, siis nad ei võta tegelikult hetkel veel Bitcoini kasutusse, sest et sealt nad ei saa ise midagi nii lihtsalt vahelt võtta. Et täpselt nagu kui see, ma ei tea, see LN tippbot või siis Nostris on ju, kui sa tipid, siis see läheb otse selle inimeselt, kes tipib, selle inimese rahakoti, kes selle vastu võtab, et see platvorm ise sealt vahepealt ei saa midagi ära võtta, et see ongi see teema, et see liigub otse kasutajale nagu peer-to-peer electronic cash nagu Bitcoin olema peaks, on ju. Et siis sellepärast ma pakungi, et nagu paljud noh, ongi suurkorporatsioonid sotsiaalvõrgustikud ei taha seda veel kasutusele võtta, sest nad ei saa sealt kuidagi kopikat vahelt ära võtta. Jah, eks see lihtsalt siin on nüüd näha, kes kui palju vabadust pooldab. Jah, aga noh, ma arvangi, et lihtsalt siis ongi, lõpuks jäetaksegi lihtsalt need praegused sotsiaalvõrgustikud jäävadki sellepärast kõrvale, et ehitatakse kõrvale täiesti uus detsentraliseeritud variant, kus on see value for value ja kasutajale otse, et seal ei ole sellist asja, et igal pool on mingi kellegi rasvane näpp vahel, kes kõik ära korjab vahelt, on ju. Et jah. Kas sul on seal veel midagi huvitavat? No selle tippimise koha pealt ja selle koha pealt on veel näiteks on siuke lehekülg olemas nagu Stacker News, kus on ka, sa võid sinna kirjutada postitusi ja inimesed saavad sulle Bitcoinis tippi jätta nende postituste eest nii-öelda upvotimine nii-öelda või nagu Redditis on see upvotimine, et see käib põhimõtteliselt ainult tippimisega. Ja teine, üks lehekülg on veel Yawls, panen selle lingi ka, et see on yawls.org, et seal näiteks on see, et sa saad kirjutada sinna artikleid ja siis saad nii-öelda maksumüüri taha selle artikli panna, et inimene ei saa ennem seda lugeda, kui ta maksab mingit mõned sajad satoshid näiteks selle eest. Et noh, ise saad määrata hinna ja et noh, selliseid lahendusi ehitatakse päris aktiivselt, mida on nagu ülilahe näha ja nagu, just see uus plokk nüüd. Suvanurgast nägin. Vaata siga lendib. Et nagu see, sellepärast on nagu raske mitte bullish olla Bitcoini suhtes, kui näha seda nagu arendust, mis selle ümber käib, et see on nagu päris jõhker. Et ei ole ainult see hinnaliikumine, see, mis atraktiivseks asja teeb. See, mida sügaval selles rabbit hole'is või enne suurus sa oled, seda vähem sind huvitab see hind. Jep, et siis sa nagu
ongi, mida rohkem sa kaevad, seda sügavamale sa tahad kaevata, sest sa näed nagu neid võimalusi ja asju, uksi, mis avanevad nagu ja mida ägedat tegelikult selle ümber kõik ehitatakse, et see on. Aga noh, eks see kõik võtab aega, et me oleme praegu ikka veel väga varajases faasis selle kogu asjaga, et nagu. Aga kui näha, mida see võimaldab ja samas näha seda võrguefekti ja seda arengut siiamaani, et kui kiiresti ja see areng ikkagi käib, noh, kas või see Nostr on ju, et selle kasutajate arvu kasvu vaadata, et see asi loodi põhimõtteliselt mingi pool aastat tagasi, seal on juba üle 3 miljoni kasutaja lihtsalt. Ja enamus neist juba kasutab Bitcoini seal, et omavahel tippe saata, on ju, et siis nagu, noh. Et see areng käib päris kiiresti, aga noh, ma arvan, et kindlasti ei tasu loota, et see areng nii kiiresti käib, et siin mingi 2 aasta pärast on nüüd kõik Bitcoini peal ja hurraa, et samas see areng ei käi ikkagi, noh, ikkagi suurte asjade mõttes võtab aega, et siin võib-olla 10 aastat, võib-olla isegi 20 on ju, aga noh, hea on olla selle arengufaasi alguses ise seal sees, et siis on nagu tegelikult nii majanduslikult kui noh, igast võimaluste poolest on sul kõige kasumlikum olla alati igas asjas varem sees. Nagu selle mõttega juba tasub seda teemat uurida. Ma arvan, AI kõrval kindlasti üks kiiremini arenevaid valdkondasid praegusel hetkel. Võib-olla veel, jah. Et see on, jah. Ja kes ütleb, et mingisse AI-sse ei ehitata sisse mingi Bitcoini kasutust kuidagi, et ma ei tea. Automaatselt saad, või noh, näiteks, et maksad AI-le Bitcoinides, et ta mingit teenust sulle pakub või mis iganes. Noh, ma ei tea, et kellel nagu. Kellel idee lendab, see suudab ikkagi leida neid võimalusi. No. Et see on, ja noh, ongi Bitcoin tänu sellele, et on avatud lähtekoodiga, ta on siuke avatud võrk, millega igaüks saab liituda, igaüks saab mida iganes selle peale ehitada, et siis nagu ta väga palju soodustab seda ideede lendu inimestes nagu. Bitcoin ise on ka idee. Täpselt. ja väga äge idee, ma arvan, et mis on meie inimkonna revolutsioonilisemaid üks idee. Jah, võib olla küll, terve inimkonna. Jah, üks revolutsioonilisemaid tehnoloogiaid. Et selle sajandi kindlasti ma julgen pakkuda kõige revolutsioonilisem. Ma julgen pakkuda, see on kogu inimkonna. Kui, jah, võib-olla isegi. Ma mõtlen vahepeal isegi niimoodi, et tulevikus, kui ajaloost räägitakse, siis vaadatakse maailma ajalugu 2 perioodina. Oli enne Bitcoini ja pärast Bitcoini. Väga võimalik, väga võimalik. Huvitav oleks näha seda aega, arvatavasti mõni kaua ei ela. No oleneb muidugi. Osa sellest võib-olla näeme ikkagi. Osa võib-olla näeme, jah. No muidugi me ei tea, kuhu AI-d ja see biotehnoloogia kõik see areneb, et kuskil podcastis keegi mainis sellist asja, et nagu tal, ma ei tea, kas keegi sugulastest igastahes töötas vist Google'is mingi AI kallal ja tal oli just laps sündinud ja ta ütles sellist asja, et kas tema laps elab igavesti või AI hävitab ta lapse, et tal on, et noh, ta on, kuna ta oli selles asjas nagu nii lähedalt näeb seda asja, et siis tema, noh, arvatavasti on kaks varianti tulevikul, et arvestades, kui kiiresti see asi areneb ja noh, tõesti see singulaarsus või see ei pruugi enam kaugel olla, et kus ongi see moment, kus AI juba ise arendab ennast, ise kasvab ja lõpuks ongi see, et siis me peame võib-olla inimestena õppima ise nagu kuidagi elama siin AI kõrval, et kui AI hakkab mingeid asju täielikult üle võtma. Ja no muidugi kui tulevadki, pannakse igasugu robotid ja AI igast inimest, praegust, mida inimesed tööd teevad, selle kallal töötama, siis kindlasti Bitcoin on palju lihtsam sinna sisse ehitada kui mingit eurot, dollarit. Jaa, kindlasti. Et maksevahendiks nii-öelda. Et jah, päris revolutsiooniline aeg, kus olema. Et jah. Aga sa vist mainisid mitte praegu podcastis, aga varem seda, mis seal Liibüas toimub, et inimesed röövivad panka, et omaenda raha kätte saada. Jah. Seda juhtub seal päris tihti viimasel ajal juba. Seal? Seal, jah. Okei. Nagu iga paari aasta kätte. No ma arvan, et viimase aasta jooksul on päris mitu korda ja, seda juba. See jama seal, see inflatsioon, hüperinflatsioon, see on kestnud mingi 1,5 aastat seal vist. Ehk siis jah, inimesed tahavad oma rahapangast kätte saada, aga ei anta, siis tulevad relvadega.
ja nüüd pannakse juba pankasid põlema seal. ja see on juba tavaline seal jah. Et jah. Selle sama raamatu autor Saifedin Ammous, ta rääkis, ta on mitu korda rääkinud enda podcastis ja kui ta on külas käinud, et põhimõtteliselt tänu Bitcoinile ta suutis oma varanduse päästa lihtsalt. Ja lihtsalt koos oma perega sealt Liibanonist minema saada. Ja. Et kui tal oleks Bitcoin on, siis kõik tema säästud oleks hävinud lihtsalt. Nojah, nagu siin Gigi kirjutas siin raamatus, minu arust oli see, kas ta rääkis enda vanaemast äkki seal, ta vanaema elas vist seal Ungari ja seal Euroopas ju nende riikide ümber toimus ka nii palju neid võimuvahetusi ja asju, et põhimõtteliselt tema vanaema nägi ka 3 perioodi sellist, kus kogu tema säästud kõik kaotasid oma väärtuse sellepärast, et tuli uus valuuta või mingi asi. Uus võim tuli ja uus valuuta ja üleöö olid põhimõtteliselt säästud kadunud. Päris õige. Et see on nagu järjekordne koht, nagu, kus Bitcoin päästab ja kus seda kasutada, et sama ongi, kui sul ikkagi inflatsioon on nagu siin mitmetes riikides on üle 100% aastas, siis nagu kuhu sa selle raha paned nagu. Niimoodi saagi tekkida üldse mingit seda nagu tulevikule mõtlemist, käitume täna nii, et tulevikuks parem. Kui nagu raha kaotab nii palju väärtust ja ma ei tea 3 korda kellegi elu jooksul lihtsalt täiesti hävineb, siis sul ongi, ma ei tea, miks me ikka parem tuleviku jaoks vaeva näeme. Jah, selle arvelt nagu, sellepärast nagu paljud inimesed ei vaatagi või ei arvesta tulevikuga või nagu nad ei säästa tuleviku jaoks, vaid nad kasutavadki selle raha kiiresti kohe praegu ära, sellepärast, et praegu veel midagi saab selle raha eest. Jah, ongi jah. Et nagu, jah. See on see, et inimestel, see kontseptsioon eraomandist nagu, see nagu väga hädine ja praktiliselt puudub, sest eraomand, kõige paremini nagu eraomandi, kuidas ma ütlen, ja sa saad sellest aru kõige paremini siis, kui sinu tööviljad või kõik, mida sa oled ausal teel välja teeninud, sa saad selle nagu säilitada pikaks ajaks. Aga rahaga peaks olema seda kõige lihtsam teha. Kui raha ei trügitaks, siis oleks see kõige esimene viis, et okei, ma teen täna tööd, teenin raha, mis iganes müün midagi. Et see on nüüd minu see töö tulemus ja kui ma tahaks olla kindel, et mul on see 50 aasta pärast või mis iganes aja pärast on see nagu see väärtus on olemas. Aga praeguse süsteemis on see täiesti võimatu lihtsalt inimestel nii kaugele tulevikku mõelda, sest raha trükitakse juurde kogu aeg. Ja seda omandi, eraomandi omamise nagu seda mõtete arusaamist, seda nagu ei ole inimestel üldse. Ja kui me vaatame ajaloos, mida üritasid teha need sotsialistlikud riigid ehk Nõukogude Liit, kõik need Põhja-Korea, need üritasidki teha eraomandit ära kaotada. Ehk siis nii-öelda kogu ühiskonda luua ühisomand. Ja me kõik teame, kuidas need ühiskonnad lõpetavad. Ja kui me vaatame seda asja teist otsa, kus on olnud läbi ajaloo kõige tugevam eraomand. Nii palju, kui mina olen uurinud ja nii palju, kui ma olen netist nagu teiste arvamusi lugenud, üldjuhul jääb see pinnale riik nimega Šveits. Ehk siis nendes sotsialistlikes riikides seal eraomand puudub, inimestel ei ole aru saama sellest nagu omamisest või on, aga see on tugevalt häiritud. Ja Šveitsis on see kõige tugevamal kohal ilmselt sellepärast, et Šveits oli kõige kauem kuulastandardid maailma riikidest. Ta oli põhimõtteliselt ainuke, kes oli nagu mingisugune 70-ndate või 90-ndate veel nagu. Ta oli peaaegu 90-ndate. Ja 91 äkki lõpetati. Jah, 91 oli ka juba selline semi-kullastandardist. Et seal on nagu see eraomandi nagu arusaamine eraomandist on kõige kõrgem. Ja ilmselt see on ka põhjus, miks see riik on kõige nagu arenenum, kõige suurem heaoluga riik maailmas. Sest ainult kui sul on see arusaamine eraomandist ja sellest, et minu töö tulemused säilivad, ainult siis on võimalik hakata nii-öelda tulevikku ehitama, ehk täna tegema tööd homse nimel. Seal oli see ka, et üks asi oli kullastandard, aga teiselt poolt oli ju ka see asi, et ta ei ole väga palju sõdinud kellegiga, et seal ei ole seda vara hävitatud sellel moel sõdade läbi. Teda ennast ei ole väga palju rünnatud. Ta on ju jah, enamasti on kas erapooletu ja teiseks on ta ju nii mägine, et siin on nagu keegi väga raske on seda vallutada või seal üldse sõda pidada, et siis tänu sellele on ka nagu seal õnnestunud nagu säilitada oma varandust kauem,
et keegi ei ole sul vahepeal ei marsi sul suur punane sisse ja ei tassi su kodu tühjaks, on ju piltlikult öeldes. Et see on ka kindlasti üks asi. Ja nagu Michael Saylor rõhutab seda ka hästi palju Bitcoini kohta, et see on nagu esimene tõeline selline vara, mida sa päriselt saad ise hoida, vaata, et sul ei ole seal mingit kolmanda osapoole riski juures, et ei ole seda hirmu, et noh, ongi, et kui sul isegi Eestis või kuskil siin meie arenenud riikides on ju, kus on, noh, tundub ka, et kõik on ilus ja hästi, et ma ei tea, ostad kinnisvara, hoiad seifis oma kulda, mida iganes, aga noh, üks hetk võib ikkagi sult ju kõrval naaberriigist keegi sisse tulla, kes sul pommitab selle kinnisvarapuru ja tassib su seifi minema ja ongi kõik su elusäästudega, on ju, et sa oled terve elu võib-olla rasket tööd teinud selle mõttega, et saaks oma lastele midagi säästa ja siis järgmine hetk üleöö seda põhimõtteliselt ei ole enam, sellepärast lihtsalt, et see on selline vara lihtsalt, kus sa oma raha hoiad, mida on nagu nii lihtne konfiskeerida või väärtusetuks teha, et. Ja Bitcoiniga on seda väga lihtne. Bitcoiniga on põhimõtteliselt sa saad oma peas seda raha hoida. Ehk siis, kui sa jätad meelde oma selle tagavara võtme, siis sul ei ole nii-öelda seda, kas siis seda desktop walletit või nii-öelda seda USB walletit või mida iganes, sul ei ole vaja, sa saad põhimõtteliselt olla või ükskõik kuhu minna niimoodi, et sul on raha peas ja põhimõtteliselt siis sa saad mis igane hetkel sa saad järgmises rahakotis selle oma raha lihtsalt genereerida läbi selle parooli lihtsalt. See ongi jälle ennulematu lihtsalt. See on nagu päris äge jah, et seal on see seemne fraas, mis võib olla 12 sõna või 24 sõna. 12 sõna tahad, õpid pähe, võib-olla kirjutad mingisse luuletusse omale sisse, kuhu iganes. Mõtled mingi skeemi välja, kuidas seda niimoodi säilitada, et sa iga kell selle üles leiad. Teine variant on, Bitcoin pakub tegelikult nii palju võimalusi, kuidas neid hoiustada. Näiteks on veel Brain Wallet olemas, selline asi, et sa saad mõtle mingi parool, mis iganes parooli sa välja mõtled, ta võiks ikkagi ideaalis olla võimalikult turvaline, et ma ei tea, mõtled kas või võtad siit samast raamatust esimese lause ja selleks parooliks ja genereerid sellest paroolist Bitcoini privaatvõtme omale. Et ka selline asi on võimalik. Ja siis sul on see, et sa lähed kuhu iganes maailmas ja sul piisab ainult sellest, kui sa saad selle raamatu esimese lause kätte ja genereerid uuesti selle privaatvõtme omale ja sul on ligipääs olemas oma Bitcoinidele. Et see on nagu ka veel päris äge, et nagu nii palju võimalusi on, kuidas sa saad seda hoiustada turvaliselt ja selliselt, et ongi, et sul ei ole mingi kindel üks seade, mis sul olemas peab olema, et kui oleks ainult need mingi hardware walletid või riistvaraline rahakott, siis või ainult arvuti, kus sa saad seda hoiustada või USB pulk, et siis on ikkagi see oht, et keegi tuleb su koju ja leiab selle ja ta piinab sind senikaua, kuni sa näiteks parooli teada annad, võib-olla sul ei ole isegi parooliga, see kaitstud pääseb kohe su Bitcoinidele ligi, aga siis on nagu sellised alternatiivsed lahendused veel olemas, kui sa oled väga paranoiline või mis iganes, on ju. Et mõtlengi neid variante nii lõputult lihtsalt nagu Bitcoini puhul, kuidas seda kasutada, kuidas seda hoiustada, et see on nagu päris äge. Bitcoin on tavainimesele sellise rahalise nagu vabaduse taseme, mida ei ole mitte kunagi inimajalas olnud. Et ongi, kui ma ei tea, kinnisvara puhul on sul ikkagi ju mingi riik on seal vahel, kelle juures notari juures sa pead selle asja ju tõendama, et see on sinu oma ja kõik see pool, aga Bitcoini puhul on ainult sina ja sul on see võti, sul on see vara, kui sul ei ole seda võtit, see ei ole sinu oma, et ongi kõik. Et see on nagu. Ja siin on veel see aspekt ka muidugi, et kõike muud sa saad juurde toota ja teha, aga Bitcoini ei saa. Jah, see on kindlasti üks tähtsamaid omadusi selle vara juures, et ükskõik kui kõvasti sa proovid, sa ei saa seda rohkem toota, kui see on ette nähtud. Enne Bitcoini oli ainuke selline asi, mida see juurde toota aeg. Ehk siis meil kõigil 24 tundi ja mis saa seda muuta ükskõik kui palju raha või mul kellega oleks. Ja nüüd on teine asi, sarnane ongi Bitcoin. Jep. Ehk siis, ma saan aru, et teist Mona Lisat ei saa teha, aga Mona Lisa ei saa olla likviidne vara, mida kõik inimesed kasutada saavad. Ja. Nii et, Bitcoin on ikka see. Ja kunstiga siiski saab võltsida ja võltsitakse. Yeah. Et paljud võltsingud maksavad ka veel hingehinda omakorda, olgugi et inimesed teavad, et see võltsing. Siis on ka nagu naljakas. Ja isegi kulda ju hiinlased võltsivad, olen kuulnud, et seal tungsteni või mida seal kasutatakse
et mis on enam sama tihedusega vist ja siis tuleb enam sama kaal ja kuidagi segavad seda sinna sisse ja siis, et jah, et Bitcoin on tõesti jah, ja huvitav ongi Bitcoini puhul veel see, et see on digitaalne ja kuni Bitcoini tulekuni ei olnud sellist asja olemas nagu digitaalne nappus või selles mõttes, et nagu et kõik, mis oli digitaalne, kõike seda sai paljundada, kopeerida nii palju, kui süda ihkas. Et enne Bitcoini ei olnud sellist asja olemas nagu digitaalselt, mida sa saad ainult mingi kindla määratud arvu. Et see on nagu väga revolutsiooniline leiutis selle asja juures. Siin on need mõisted relatiivne nappus ja absoluutne. Enne Bitcoini oli nappus, nagu ma ütlesin, aeg ja Bitcoin. Nemad on absoluutne nii-öelda piiritletus või nappus. Aga kõik muu on ikkagi relatiivne. Isegi kui me arvestame, et me elame piiridega planeedil, et siis tehniliselt on need kõiki ressursse ikkagi piiritletud on nad. Aga kuna planeet on ikkagi nii suur ja planeedi läbimõõt on 12 000 kilomeetrit vist. Ja kõige sügavam auk, mida millegi kaevandamiseks kaevatud on kas oli 3 kilomeetrit või 5 kilomeetrit. Nii et nagu kõiki ressursse on ikkagi lihtsalt nagu nii palju, et seda ei saa kuidagi nagu inimene ei suuda nüüd kuidagi oma nagu mõttesse panna ja kuidagi enda jaoks nagu kirjeldada. Ehk läbi selle prisma vaadates on ikkagi kõik muu siin maailmas, kõik piiritletus on olnud relatiivne, aga aeg ja Bitcoin on ainukesed, mis on absoluutselt piiritletud. Nojah, see maavarad või ütleme need siis mis on nii-öelda selle planeediga piiritletud, et on küll selles mõttes piiritletud, aga keegi ei saa mõõta neid. Neid ei saa keegi mõõta ja ega neid ei suuda keegi ette kujutada, kui palju seda on. Kogused on just nii suured. Nii palju on teadmatust selle asja juures, et sa ei saa midagi kindlat väita, et sul on täpselt see kogus nüüd seda materjali või see kogus seda asja. Et aga jah, Bitcoinis sa vaatad koodi ja näed, et 4 aasta pärast saab poole vähem kaevandamise eest Bitcoini, 4 aasta pärast saab iga 10 minuti tegelt poole vähem Bitcoini. Järgmine pooldumine on muidugi järgmine aasta juba, järgmine kevad. Ja nii ta muudkui väheneb. Praeguseks on juba üle 19 miljoni Bitcoini olemas. Et ega enam palju ei olegi jäänud. 2032 äkki on see hetk, kui peale seda plokipreemia pooldumist, siis on plokipreemia alla 1 Bitcoini juba 0,7 midagi. Et siis on kulla inflatsioon on mingisugune 1,7% vist olnud juba viimased paarkümmend aastat. Ajalooliselt on üldiselt nii olnud enam-väalt. Ja see tähendab seda siis, et umbes iga 46 aasta tagant kaevandatud kulla kogus kahekordistab. Ühesõnaga selle 46 mis iganes ajaga selle aastaga kaevandatakse see kogus, mis on juba maal olemas, mis on juba kaevandatud. Põhimõtteliselt küll, jah. Ma ei tea, palju see Bitcoini puhul praegu on stock to flow? See number, ta on kullaga suht sama, tähendab inflatsiooniline protsent on sama, kas see teabki siis stock to flow on samas ja see oli 60 on see number vist. Et mida kõrgem on see number, seda väiksem on nii-öelda see flow to stock. Et see tähendabki seda, et kui see on 60, siis see tähendab 60 aastat kulub sul selleks, et praegune kogus kaevandada. Vasel oli see number just 1. Ehk 1 aasta kulub kaevandamiseks, et sama palju saada. Ma mäletan, hõbedal oli vist äkki 10 juurde midagi. Jah, vist küll. Kuskil 10 aastat. Bitcoin on praegu ka seal oli kulla lähedal. Aga Bitcoini puhul on see, et see järjest väheneb see või suureneb see stock to flow ratio. Selles, et praegu ta on juba infinity, ehk siis me ei saa kaevandada rohkem Bitcoini kui praegu see on. Kui 19 miljonit juba olemas ja 21 miljonit piirarv, siis juba ongi to infinity. Selles mõttes küll, et kõik muu läheb Bitcoini arvestuses odavamaks. Kõik kinnisvara aktsiad, kõik põhimõtteliselt üle aastate läheb ikkagi odavamaks. See läheb eurodes läheb kallimaks ja dollaritest neid tuuakse juurde, aga kõik muu läheb odavamaks. Ja see on tegelikult, see on ka täiesti normaalne nagu majanduse toimimise nagu kas ma ütlen, niimoodi normaalne majandus toimibki. Kui me loogiliselt ka ainult mõtleme, siis kuna me tehnoloogia areneb, meil on kõike lihtsam toota. Ja seda, mida me toodame, on meil aina rohkem. Ehk siis see, et hinnad langevad, see peaks olema nagu täiesti normaalse majanduse kaasprodukt. Ehk kõik muutub järjest odavamaks ja see ongi hea tegelikult. Aga meil on mingisugused poliitikud ja mingid majandusteadlased, kes on meid
kõiki või noh, mitte kõiki meid mitte, on enamus inimesi veennud selles, et ei, hinnad ei tohi langeda, hinnad peavad tõusma. Ja nad lihtsalt sellega nagu segavad seda protsessi lihtsalt, mis on tehnoloogia areng ja hindade langus. See on ühe mündi kaks nagu külge. Neid ei saa eraldada, tehnoloogia areng teebki selle, et meil on kõike nagu kiirem ja lihtsam toota ja see muudab kõik järjest odavamaks ja tavainimesele kättesaadavamaks. Aga miskipärast mingitele poliitikutele majandusteadlastele see ikkagi ei ole meetmed üldse. Nojah, noh tegelikult see protsess on toimunud ka, et ikkagi väga paljud asjad on läinud odavamaks ajas meie jaoks. Inimestele kättesaadavamaks muutunud. Kui me arvestame näiteks töötatud tunde inimese, nagu, et kui palju sul kulub näiteks mingisuguse, ma ei tea, nii palju, mille iganes saamiseks, siis on jah, kõik on odavamaks läinud. Ja see ongi täiesti normaalne. Aga kuna lihtsalt valuutad trükitakse juurde, siis noh, selles läheb kõik kallimaks. Muidugi jah, võrreldes või noh, kinnisvaraga võttes siis nagu kinnisvara on jällegi nii palju kallimaks läinud meie jaoks, et nagu noh, kättesaamatumaks muutunud inimeste jaoks. See on ikkagi nii palju, minu arust on see selle võlasüsteemi pärast, sest mida see lõputu võlamull, mida see teeb, ütleme, et kui kui inimene võtab võlgu, siis see raha luuakse. Ja mida see teeb, on minu arust jällegi ma võin siin eksida, aga minu meelest hakkab see asi toimuma, et hinnad hakkavad kasvama lahku inimeste säästudest. Ehk minu arust kinnisvaraga ongi see toimunud juba täiega, sest no kui paljud inimesed suudavad oma säästudest kinnisvara osta? No mitte keegi. Ja siis ongi, ainuke variant on, sa lähed võtad võlgu pangast, mis ajab selle probleemi järgmiste jaoks veel hullemaks. Kes ei ole võlgu võtnud, nende jaoks on hinnad veel kõrgemad. Siis on jällegi neile ainuke variant. Noh, kui me tahame midagi oma eluaset, siis on ainuke variant võtta võlgu. Ja see ajab selle probleemi jälle omakorda veel hullemaks. Nii et see on nagu see iseennast võimendav nagu see feedback loop, tagasiside protsess. Ja seda on kinnisvaraga juba teiega näha, autode hinnad samamoodi. Nüüd on juba mingid telefonid, arvutid, kõik on lihtsalt leasing ja järelmaks ja ma ei tea, võlad. Ja see on juba saanud nii, see on nagu nii normaalseks saanud juba meie kõigi elu osaks, et kui sa vaatad reklaame, kus reklaamitakse mingid tooteid, muidu oli nagu minevikus oli ikkagi normaalne selline asi, et sulle öeldakse selle asja hind reklaamis. Siis mingi hetk hakkas toimuma see, et sulle öeldakse kuidas ma ütlen, kuumakse. Ja nüüd on lihtsalt, nüüd ma olen seda tähele pannud, isegi kuumaksed öeldakse ainult intress. Jah, seda küll. Jah, selles mõttes see võla küsimus on küll et see tekitab võib-olla seda nõudlust, mida muidu ei oleks. Nendele asjadele täpselt nagu ongi kinnisvara ja autod, et võib-olla lihtsalt ongi see, et kuna seda võlga on nii lihtne saada, seda raha on ju, et siis sa võtadki selle laenus, ostad omale uue korteri ja samal ajal tegelikult võib-olla sul on mingisugune maakoht või mingi asi olemas. Et kui sa võiksid seal tegelikult ka elada ja selle üles putitada ja elada seal ka täitsa kenasti ära, aga siis on nagu paljud lähevad seda lihtsamalt vastupanu teed nii-öelda ja mugavusteed, et võtan selle laenu ja ma ostan nüüd siia linna on ju ja noh, linnas ma ei tea, ei ehitata nii kiiresti peale, kui palju ära ostetakse eest, et siis nagu aetaksegi hinnad sellega üles lihtsalt. See inglise keeles on selle kohta mal investment. See on nagu üleüldine majanduse nagu nähtus üle terve majandusele, mitte nagu üksikisikuline nii väga. Aga selles suhtes ma arvan, nõudlus on ikkagi olemas kõigi need asjade vastu, aga lihtsalt see lõputu võlaühiskond võimaldab seda, et näiteks, et noh, nagu sa praegu majade puhul rääkisid, et me teeme vähem vanu maju korda ja selle asemel ehitame lihtsalt uusi. Ja autodega samamoodi, inimesed hoolitsevad vähem vanad autode eest, ostavad pigem uusi. See on pigem see kõrvalnähtus. Ja noh, sellega malinvestmentiga seoses on veel pluss on veel, seal tuleb mängu veel see, kui mingisugused riigid Euroopa Liidud või keegi hakkab näiteks mingisugune hinnalagesid või mingisuguseid selliseid asju seadma, siis see tekitab kohe väga palju. See on väga halb. Sellest on, minu arust Bitcoin standardis on juttu sellest hinnalagedist. Ja see majandusele automaatselt väga halb. No põhimõtteliselt, mis juhtub see, et ütleme, et meil on tore valitsus, kes armastab inimesi ja ütleb, et palju piimaliiter on nagu poes. Mingisugune 1,50. Kindlasti üle ühe, jah. Ja ütleme niimoodi, et okei, meil on tore valitsus ja ütleb, et piim on liiga kallis ja me peame nüüd müüma piima inimestele 50 senti liiter. Ja mis siis põhimõtteliselt juhtub on see, et kõik tootjad, kes siis suuda piima toota alla 50 sendi liiter, lõpetavad tootmise, ehk siis meil on vähem piima.
põhimõtteliselt. Ja siis on järgmine asi, siis tuleb riik jälle appi, ütleb, et okei, et me peame siis langetama, panema hinnalaed ka nendele nii-öelda tootmisprotsessidele, mida on vaja piima tootmiseks, mis lükkab selle probleemi lihtsalt edasi. Ehk siis nüüd jälle lehmasööte. Ja põhimõtteliselt mis iganes. Põhimõtteliselt ongi ja siis ainuke poliitiku ja ainuke siuke nagu, mis ta siin peas ongi see, et me lihtsalt paneme hinnalagesid järjest edasi, et üritada seda probleemi lihtsalt nagu lükata kaugemale. Aga me lihtsalt lõpetame lõpuks see, et põhimõtteliselt on Soviet Union ja nagu. Põhimõtteliselt lükatakse ühest sektorist teise seda probleemi edasi. Ja siis samal ajal lihtsalt teerulli sõidab üle lihtsalt nagu kõigis sektoris põhimõtteliselt. Ja siis ongi lõpuks on see, et isegi praegu vist juba väga paljud ju põllumehed või põllumajandusettevõtted nagu ilma mingisuguste toetusrahadeta nad ei suudagi opereerida ju. Et nad paneks kohe uksed kinni, kui nad ei saaks Priast või kuskilt raha. Et see on nagu teine probleem ongi see, et nad kõigepealt tekitavad selle probleemi, et tootjad ei suuda enam kasumit teenida. Ja siis nad hakkavad andma toetusi selle jaoks, et need tootjad suudaksid kuidagi toota neid toiduaineid ja mida iganes, sellepärast, et inimestel on seda ikkagi vaja. Põhimõtteliselt need inimesed, kes praegu ei suuda mingit või kes ei saa riigilt mingit toetusi või ei suuda neid välja rõida, sest nemad maksavad konstantselt kõigi teist toetusi kinni lihtsalt. Ja neil on selle arvelt raskem, nii et nagu ühiskondliku tasandil mitte keegi ei võida. Pigem võidab see poliitik, kes võtab raha ühelt, annab teisele ja sealt vahelt enda tagataskuks tuleb osa. Nii et nagu, see süsteem võidab, riik võidab, aga tavainimene sellest asjast võida midagi. See tundub nagu väga nagu karm värk, mis me praegu räägime, et toetusi ei tohiks sagada, aga riiklikult seal ei ole võitjaid, siin on nagu, see on miinussumma mäng. Sellest võidab ainult see poliitbürokraatiline süsteem ja poliitikud ja kes seal kõik on, kes seda raha liigutavad. Neil on need võimalus seda raha ära võtta ja lihtsalt enda kasuks, mida iganes teha, oma sõprade anda, mida iganes. Ja paljud neist ei tee isegi seda sellepärast, et nüüd endale mingit kasu saada, vaid sellepärast, et nad on sinna süsteemi läinud, on ju midagi omast arust parandama, aga kuna juba varem see süsteem on nii pekki keeratud, et siis nagu neil ei jää muud üle, et nad peavad nagu neid uusi meetmeid või asju ja ongi kaasa minema vanade meetmetega või siis mõtlema uusi nii-öelda ettevaatusmeetmeid on ju, et seda asja kuidagi, et see süsteem kuidagi toimiks, aga nagu tegelikult reaalselt see asja ei paranda, et pigem kui ta ühte kohta paneb selle paiga peale, siis teise koha pealt hakkab jällegi vesi lekkima. Ongi, lihtsalt põhimõtteliselt teevad, nad lihtsalt võtavad nagu ühed vara ja annavad teisele, sest kogu aeg lihtsalt tõstavad ümber. Ja kes siit nagu lõpuks võidab, tavainimene, tõstad vara ümber kogu aeg lihtsalt. Tavainimene ei võida, sellest võidab ainult see süsteem ja need poliitikud, kes üle on. Pikas plaanis ei võida jah, aga selles suhtes on süsteem ikkagi väga katki ja kindlasti ongi suur põhjus on selles rahasüsteem, mis meil taga on. See ikka tänu sellele see süsteem ikkagi. Et see inflatsiooniline või see keskpankade raha, mida saab trükkida, et see ongi loonud selle võimaluse neile, et nad saavad võtta seda raha, mida neil tegelikult ei eksisteeri ja seda anda sinna ja nii edasi, et neid rahapakke tõsta siit ja sinna. Et muidu tehtaks ju ikkagi majanduslikult paremaid otsuseid, kui seda raha ei olekski kuskilt võtta, et siis nagu mõeldakse ikka päris tõsiselt, et kust me selle raha võtame, millise otsuse me teeme, et kas me teenime kasumit või me ei teeni või ühesõnaga siis nagu, ma ei tea, üksikisiku tasandil ju sa ikka pead oma isiklikku eelarvet mõtled, et kuidas selle kuus hakkama saad, palju sul kulub sinna-tänna, et sa ei mõtle, et okei, et mul nii palju raha küll ei ole, aga vahet ei ole, ma ostan ikka selle asja, et ma kuskilt mõtlen selle raha välja nagu kahjuks tehakse. Et siis ongi, muidugi üksikisikud tasandil on ka meil, et ongi nüüd see sama lihtne laenuraha tekitatud ja igasugused liisingud ja asjad, mis võimaldavad seda, et me kulutame seda raha, mida meil ei ole. Jah, põhimõtteliselt see ongi, kui sa ei taha laenu võtta ja ei soovi, siis sul on järjest raskem ikkagi hakkama saada, sest põhimõtteliselt kogu ühiskond laseb liuga lihtsalt laenu peal ja kõik hinnad tõusevad tänu nendele laenudele ja tänu sellele on aina enam inimestele vaja rohkem laenu võtta, et nagu kuidagi selles orava rattas püsida. Ja kõrval on järjest keerulisem. Sa pead nagu, kui sa oled kõrval, sa lihtsalt maksad kogu aeg teiste inimeste laeni kinni läbi inflatsiooni lihtsalt. Ja kui sa ei taha sinna orava rattale minna, siis sa lihtsalt jääd järjest vaesemaks. Et ongi see, et põhimõtteliselt see laen võimendab inflatsiooni, tekitabki inflatsiooni ja samas
see siis motiveerib inimesi laenama ka, sellepärast et inflatsioon on, et inimesed näevad, et okei, et kui inflatsioon on niikuinii, et mul on hiljem seda laenu lihtsam tagasi maksta, siis ma võtan selle laenu, ma ostan selle, see tõstab inflatsiooni, siis see ratas käib mõtkuline. Et see on, jah. No selle tulemus on ikka üle aastate aina suurene inflatsioon, siin ei ole nagu minu arust nagu mingit muud juttu. Siin on, majandustsüklid on mingisugune 5-7 aastat vist keskmiselt. Viimane majandustsükkel on nüüd see, mis läbi sai, kestis 10 aastat või 11 aastat vist. See on isegi nagu üle aja juba. Nii et need nagu korrigeerivad seda majandust või nii-öelda korrigeerivad. Aga pikas perspektiivis on ainult ikkagi, kui see rahandussüsteem tahab püsida, siis tuleb ikka aina rohkem raha trükkida ja tavainimestel ja inflatsioon ja need, kes on juba megarikkad, need hoiavad kinnisvara ja aktsiaid ja ma ei tea, kõike varasid ja nemad enne rikastuvad. Minu arust siin raamatus Gigi ja võib-olla isegi Seifedin kirjutas ka sellest, et põhimõtteliselt iga inflatsioon jõuab lõpuks hüperinflatsiooni. Jah, see on selle loomulik. Et kui sa vaatad nagu maailma valuutasid, siis absoluutselt kõik valuutad, mis varem eksisteerinud on kas mingil muul põhjusel või siis hüperinflatsiooni tõttu on nad nagu käibelt kadunud. Et olgugi, et meil praegu sihitakse seda 2% inflatsiooni, aga ajapikku nagu näha, siis Eestis on juba üle 20%, et see vaikselt kerib sinnapoole, et lõpuks ei suudeta seda ohjata ja lastakse see pidur pealt ja lähebki sinna hüperinflatsiooniks asi ja siis võetaksegi käibelt mingid rahatähed ära või trükitakse nulle juurde rahatähtedele või mida iganes. Aga kuidas sa inflatsiooni defineerid? Hea küsimus. Ma täna natuke googledasin selle kohta. No üldjuhul mis nagu poliitmaastikul on ikkagi see, et lihtsalt öeldakse, et inflatsioon on hindade tõus. Kõik jääb ikkagi selle ümber. Ma natuke googledasin, ma vaatan kogu aeg, ma leian need kiiret üles. Ma vaatan, mida ütleb Euroopa Keskpank, mida ütleb inflatsiooni kohta. Ütleb, et turumajanduses hinnad alati muutuvad, nii see on okei. Mõned hinnad tõusevad, mõned langevad. Inflatsioon juhtub siis, kui on üleüldine hindade ja teenuste tõus majanduses ja lõpus on niisugune lause. In other words, inflation reduces the value of the currency over time. Ehk siis raha väärtus väheneb, sest on inflatsioon. See on päris hea. See on päris hea. No see on Euroopa Keskpanga enda nagu see kirjeldus, siit midagi mõistlikku ei ole ilmselt nagu mõtte oodata. Siin on hästi palju mingit teksti sellest inflatsioonist, aga ma ei lugenud seda kõik läbi, aga Tegelikkus on ju risti vastupidi, et raha pakkumise suurenemise tõttu, et raha läheb odavamaks, siis tänu sellele tuleb meil inflatsioon. Ja see ongi loogiline, et inflatsioon ongi nagu selle tulemus, et rahavaru suureneb. Mitte see, et inflatsioon tekib, sest rahavaru suureneb. Kui sa määratad, inflatsioon... Või rahavaru suureneb tänu inflatsioonile, põhimõtteliselt ütlevad nemad. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Selles suhtes inflatsioon, kui me mõtleme, et hinnad saavad minna kõrgemaks ka siis, kui on ju mingi toote pakkumine väheneb ja nõudlus jääb samaks. Või teistpidi, nõudlus suuremine pakkumine jääb samaks, aga seda me ei nimeta kui inflatsiooniks mitte kunagi põhimõtteliselt. Pigem vist mitte. See on normaalne turu... See on normaalne turu toimimine. Aga põhimõtteliselt oligi, siin on üks lehekülg veel, mis ma lugesin. Real meaning of inflation. Põhimõtteliselt siin on üks... Kas ma leian selle nüüd üles? In other hand, most Austrian school economists, meil on kõik teada, kes need on, choose to use the original definition of word inflation and therefore claim that inflation is not the increase in the general level of prices, but the monetary expansion itself. This is made clear in the article entitled Inflation in One Page by American economist and journalist Henry Hazlitt, who defines inflation as follows. Inflation is an increase in the quantity of money and credit. Its chief consequence is soaring prices. Therefore, inflation, if we misuse the term to mean the rising prices themselves, is caused solely by printing more money. Ehk siis jah, see on olnud see ajalooline ikkagi inflatsiooni mõiste, rahavaru suuremine. Kõik muu, mida need panga ökonomistid ja tüübid seal ütlevad, see on ikkagi kõik see,
ärme tegele probleemiga, vaid tegeleme tagajärgedega. ja no vaadata kasvõi seda ju, mis meil siin meedias räägitakse selle inflatsiooni kohta ja kõige kohta, et umbes ja noh, mida siis tavainimesed, kes ei ole kursis selle Austria koolkonnaga on ju ja koolkonna mõtteviisiga ja sellega, et ikkagi räägitakse ju noh, tuli Covid on ju, hakati meeletult raha trükkima, dollarit trükiti 40% kogu ringluses olevast dollaritest trükiti selle 2 aastaga juurde ja siis nüüd, kui see inflatsioon lõpuks hakkas välja paistma, et hinnad olid üles läinud, siis hakati rääkima meile, näed, Ukraina sõda, mingid kõik, et energiakriis, kõik need asjad on ju tegelikult. Ja, et tuuakse nagu mingid sellised maised asjad tuuakse või noh, sellised lihtsad asjad tuuakse nagu põhjuseks selle inflatsioonile, aga nagu mitte ei vaadata sinna natukene, et võtta nüüd aasta tagasi, võtta natukene kaugemale, et nagu mis see tegelik põhjus oli, et ikkagi rahavaru suurenemine oli see, mis selle põhjustas, aga jah. Et siis tekkis lihtsalt turule nii palju raha, mis pretendeeris nendele samale kogusele kaupadele, mis viis hinnad ülesse ja siis ongi see inflatsioon. Kui see värk algas, noh, mina sain kohe aru, et siin varsti on inflatsioon ja siin on midagi nagu, Bitcoini kogukondades see oli nagu väga selge. Aga jah, nüüd kui see käes on, siis poliitikud vaatavad siin ringi, et kuule, ma ei tea, mis toimub, ei tea. Putin ja ma ei tea, Jaapani keskpank tegi vist midagi. Putin ja tuult ei ole, elekter läks käiviks. Ja tuult ei ole, elektrit ei ole ja päike ei paista ja ma ei tea, mis siin kõik on. Selle sama Bitcoin standardi autor Saifedean rääkis minu meelest, ta rääkis seda ühes oma podcastis. Ma ei mäleta, kas see oli tema enda nagu research või ta nagu võttis selle kuskilt, aga ta ütles niimoodi, et kogu maailma keskmine rahavaru suurenemine viimase 50 aasta jooksul on olnud 14%. Okay. See on siis kogu maailma keskmine. Ehk siis Euroopas on see protsent ikka olnud väiksem üldjuhul ja Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, kus iganes, seal on see protsent olnud suurem ja kui on hüperinflatsiooniga riigid, siis on see protsent sadades ja tuhandetes ja isegi miljonites. Ehk siis kogu maailma keskmine 50 aastat ja 14% aastas suureneb rahavaru. Ehk siis, kui ma oleksin investeerinud kuhu iganes, kinnisvaraaktsiad, kuld, mis iganes, ja kui ma teenin maailma keskmiselt 14% tootlust, siis see tähendab, et ma jään nulli. Jep. No vist see, ma ei tea, kas SP500 äkki oli see keskmine on kuskil 8%. Võimalik. Või oli, 8% oli vist see, mida nagu paljud investeerimisraamatud umbes sihivad, et see võiks su aasta tootlus vähemalt olla, et siis sa jääksid nagu inflatsiooni mõistes veel peale. Ma eile õhtul googlesin natuke selle kohta seal, et Eesti kinnisvara tootlus üldjuhul seal olid need numbrid 4-6 on selline nagu keskmine, nii nagu mina seda nägin. Ja, igal juhul inflatsioonist oled sa taga. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Ja kui nii teistpidi veel mõelda, siis kui sa oleksid lihtsalt säästnud oma raha pannud kuskile madratsi alla, siis sa põhimõtteliselt 10 aastaga on see raha poole vähem väärt. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Isegi vähem kui 10 aastaga 14% poole. Aga kusjuures inflatsioonist veel sellest keskpankadest ja asjadest, et minu arust UK-s näiteks just hiljuti tehti jälle uus definitsioon inflatsioonile. Ma ei mäleta täpselt, mis see sisu oli, aga nad põhimõtteliselt mõtlesid uue definitsiooni, et lihtsalt näidata seda numbrit madalamana. Ja, see on kogu aeg, see on juba, ma ei tea, 50 aastat on see tralli käinud vist. Jah, USA's on ka ju see CPI, mis nad põhiliselt vaatavad seal see core price inflation on ju. Seal on ka kogu aeg, et võetakse mingid tootegruppe sealt välja või mingid asju. Pannaks odavamad tooted tasemele, see on nagu täitsa tavaline juba. Seda on ka toimunud 50 aastat, et inflatsiooni madalamana näidata, siis võtame selle keskmise tarbija ostukorvi, võtame need kallimad tooted ära ja paneme mingi odavama tasemele, siis on see number väiksem ja siis on inflatsioon ka väiksem. Võtame luunjakurgi sealt välja, paneme hoopis Poola kurgi asemele. Põhimõtteliselt küll, jah. Ei ole väga inflatsioon on madalam ja siis varsti elame kõik mingites väikestes ökopuubikutes ja tarbime kümnendiku elektri, mis praegu ja siis näete, inflatsiooni ei ole. Et see on üks moodus, kuidas seda nagu varjata. Ja, inflatsioon on ikka rets teema ja ma arvan, et inflatsioon on see teema, aga miks väga suur osa inimesi üldse Bitcoinini jõudnud on. Ja põhimõtteliselt ongi, kui ma olen seda kogu aeg mõelnud, et kui pangad ei oleks viimase 100 aasta jooksul üldse raha trükkinud, kas Bitcoini eksisteeriks ka. Seda oleks vaja ju teile. Ma arvan, ja siis ei oleks Satoshi selle peale mõelnud, et sellist asja vaja võiks. Seda ei ole vaja vist. Et jah.
pangad on põhimõtteliselt loonud Bitcoini. jah, see on nende töö tulemus. Yeah. Nii et see, mis nad kõik saavad nüüd tänu sellele, ise on nad selle endale teinud. Ja lõpuks nad ägisevad selle käes, et jah, no muidugi nüüd nad ju paljud pangad üritavad ikkagi mingit kasu sellest lõigata ja mõtlevad ise oma tooteid välja, et oma kasutajatele ikkagi Bitcoini kuidagi pakkuda või neid mingeid krüptotooteid on ja mingeid investeerimisvariante, et nad üritavad sealt mingid feed'e läbi siis natukene vee peale jääda nagu, aga ma mõtlesin seda ka mingi kord, et ilmselt ikka nende pankade siseringides on ikkagi inimesi, kes juba tegelikult Bitcoin ostavad, aga nad ei kuuluta seda, sest noh, kui mingi suurem pank tuleks välja, et nad koguvad Bitcoini, siis see kohe tõstaks hinda märkimisväärselt. Ehk siis neil on kasulikum ikkagi mitte öelda kõigile, et nad koguvad ja siis samas koguda. Sest ja ma mõtlen, isegi riikide tasandil, ma arvan, võib see toimuda. Ja ma mõtlen ka, et jah, valitsused ka, et kindlasti on seal poliitikuid ja kõik, mis iganes inimesi, kellele ei meeldi, kes üritavad seda ära keelustada, aga ma ükskord mõtlesin, et me oleme võib-olla jõudnud isegi juba sinna maale, et nii-öelda see, isegi juba siseringides on nii-öelda see pressure on juba nagu Bitcoini suunas nagu nii suur, et mingid inimesed võivad tahta nagu Bitcoini keelata, aga neil juba oma inimesed ütlevad, et kuule, et mul on nii palju, et ei... jah, see on juba vaikselt jõuab sinnamaani, ma arvan et nagu... Et need, kes nagu niite tõmbavad, et juba nendest paljud hoiavad Bitcoini ja panevad nii-öelda selle veto peale, et seda kuidagi ära keelataks. Et see nagu on jällegi see Bitcoini tugevus, et nagu ta ei saa tappa lihtsalt kuidagi, et nagu kui väga keegi tahaks, siis nagu see lihtsalt see kasvab igast asjast läbi, nagu timbub igale poole sisse lihtsalt ja see on nagu üks suuremaid tugevusi selle. Nii et siit nõuanne poliitikutele, pankuritele. Pigem lõpetage oma nutmine ja lihtsalt hakake harjuma selle mõttega, et ega Bitcoini ei kao mitte kuhugi. Hakake juba stackima, sest et tuleviku pangandus käib Bitcoini peale. jah, pigem stackige. No. Nii, aga... On veel midagi põnevat? Ma kohe vaatan, me oleme siin rääkinud juba päris palju. Mingid teemad jätaks selle järgmiseks korraks, millega on hea alustada. Aga vaatan, kas siin lõpetuseks on midagi, mida rääkida. Siuke ütles, Bitcoini ei saa muuta, aga Bitcoin muudab meid kõiki. Seda me vist rääkisime. Mingil määral vist rääkisime küll seda. Et jah, kindlasti mingid harjumisi ta muudab. Ja põhimõtteliselt, enda näitest oskan küll rääkida, et mul on üks haridus, kohe ka teine haridus on täiesti 100% vastupidisest asjast üldse. Aga nagu väga ei viitsi enam, tahaks Bitcoiniga tegeleda. jah, ega ma olen kusjuures isegi mõelnud nagu selle peale, et nagu minna õppima näiteks mingisugust, ma ei tea, tarkvaraarendust või ka ma ei tea, testija mingisugune teema või midagi sellist, et seda, kuna Bitcoini ta on ikkagi väga siuke tehniline ikkagi, mis seda nagu käigus hoiab ja neid teenused on kõik ikkagi digitaalsed, et siis nagu, et äkki õppida midagi, mille saaks sealt poolt ka panustada, et üks pool on raamatute väljaandmine, tõlkimine, aga nagu teiselt pooled mõtlen, et võiks nagu, tahaks midagi tehnilist ka teha nagu teistmoodi asja natukene ja nagu selle koha pealt tunnen küll, et nagu Bitcoin surub mind, et nagu, et äkki peaks minema õppima midagi juurde. Jah, tänapäeval on see maailm siuke, et IT-teadlikud inimesed, nemad loovadki selle maailma. Kus me oleme. Jep. Aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku või? Tõmbame kokku, blokk 77828 just praegu tekkis. Jah, praegu kiiruga ei oska kalkuleerida, mitu minutit, mis on olnud olema, aga... Ja ma ei mäleta, mis see algus oli. Ei mäleta ka. Aga ma arvan, mingi 10 blokki on vähemalt, jah. Jah, ühesõnaga blokid oleks toksevad ja... Eks me varsti teeme jälle uue osa ja... Jep. Rääkida on palju. Ja oska raamatuid. Jep. Tahate meid toetada või tahate ise targemaks saada, siis... Minu raamatut kui väga hästi ära rääkida lihtsalt asutega. Aga jah. Peaks kunagi mingi loosimisega äkki tegema või? Mingi kuule küsimusi ja... Jah, see on mõte. See on hea mõte. Seda arutame kaadriväliselt. Seda arutame, võib-olla järgmine osa juba pakume välja mingisuguse variandi, et saate ka
kuidagi mõne raamatu võita näiteks . olgu, aga seniks kõike head ja näeme järgmine kord. Tšau. Tšau .